Hello! Täna siis mõtlesin, et ma vaatan veel mingisuguse selle YouTube'i video ja ma teen seda siis nüüd seekord selliselt. Ma ei ole ette vaadanud seda, nii et saab olema nagu veits üllatuslik lausa. Et ma täitsa võtsin mingi suvalise. Panin mingi sõna otseses mõttes mingi inglise keeles panin nail sisse ja vaatasin, et mis sealt siis tuleb. Ja siis tuli üks polükeel, ehk siis akrüülkeeliga tuli üks video. Et ma mõtlesingi, et kuna akrüülkeel on praegu nagu hästi selline teema, et siis vaatame seda üheskoos. Nii, vaatame siis. Otsin meil selle kohe ülesse. Nii, panen selle kohe siia täisekraanile ja hakkame siis üheskoos vaatama, et mis siin siis toimub. Nii, ühesõnaga, ma natuke kiiresti edasi selle alguses on, vaata see, et teate küll, et on see, et nad näitavad selle oma reklaami asju, ma veits keerisin edasi. Ühesõnaga, põnev, vaatame siis koos. Esiteks, tipid. Et tipid on nagu, läänemaailmas on need näha, et on tegemist tumeda nahaga. Et ilmselt on see läänemaailm, aga võt ei tea, tegelikult sellepärast Skandinaavias on ka tipid tegelikult väga populaarsed nagu isegi tänapäeval, et nad teevad neid kohvineid või neid balleriinasid, mis need kandilised, mis otsast kitsamaks lähevad, teevad neid nende tippidega. Aga mis on siis selle tipiga teema on see, et omal ajal, mina ka vanasti ikkagi alustasin tippidega ja mis siis juhtus oli see, et seda pseudomonosaeringu esot on hästi palju juba ulmeda, isegi ei ole neid tippe nagu korralikult ära viilinud, et seal on nagu näha need tippide need jäljed. Okei, nii, ühesõnaga, polükeel siis. See ma ei märkanud, kas ta pani sinna alla üldse baaskeeli, sest tegelikult polükeeli ei saa üldse niimoodi teha, et sa sinna baaskeeli alla ei pane. Et sa pead alati sinna panema nagu polükeeli. Ja nüüd ta kasutab mingit imepisikest pintslit nagu, et siis seda tasandada, et polükeeliga on siis hea, et sul peab olema alati olemas nagu siis cleanser või mingi nail prep või mingisugune vedelik, mis sisaldab siis nagu seda alkoholi ja nüüd, mis siin nagu pahasti rääks, on see, et sa alati pead pintsli enne, kui sa hakkad seda materjali nagu siis niimoodi patsutama, nagu ta seda teeb, sa pead selle pintsli alati korraks tõmbama mööda paberit üleliigse vedeliku sinna paberi sisse, sest et muidu see vedelik ja polükeel omavahel lähevad nagu segamini ja sa ei saa enam nagu, see toote kvaliteet ei jää enam samaks. Et üks asi, mis ma siis nagu, sooda teeb reverssi, väga huvitav. Okei. Soo, see oligi kõik või? Mida? Oota. Mis asja? Okei, vaatame edasi. Nii. Okei, ühesõnaga ta praegu, kui ta paneb seda akrüülkeeli, siis ta tegelikkuses, mis on seal veel nagu nihu, on see, et sa pead pintsliga tulema korraks üle toote, sest et kui sa kogu aeg mätsutad seda keeli või seda akrüülkeeli selle toote peal, siis see toode litsub ennast nagu laiaks ja ta läheb siis nagu küünevalli alla ja sa ei saa viiliga seda enam korrektseks. Ja siis, kui see küüs hakkab kasvama, siis umbes nädala jooksul on sealt tagant juba need paksud randid näha. Okei, see on küll ikka huvitav reverse, ehk siis nagu okei. Olgu. Huvitav, kuidas ta selle nagu ilusaks saab või kuidas ta seda teeb? Soo, ta kasutab sotist. Mina isiklikult ei kasuta sotti väga harva akrüülkeeli puhul võib-olla aga keelküünte puhul ma sotti üldse ei kasuta, sest sott rikub selle keeli struktuuri niimoodi ära, et see on üks sükes väike salapõhjus, miks küüned võivad katki minna, et ta kasutabki sotti. Okei. Sellise tegevuse jaoks peab sulle alati olema ikkagi nagu tutikas viil, et seda nagu mingi vana käimaga sa ei tee. Et siuke huvitav, jah. Okei. Vaat sellist reverssi ma ei olegi näinud, see on selline homemade või selline kodukoortud reverse, et okei, väga põnev, mis sellest välja tuleb. Okei. No nii.
Ühesõnaga, nüüd on siis valget polükeeli ka juba sinna peale lajatanud, et valge polükeeliga on see, et nad on tihti peale nii pigmendirikkad, et neid tuleb tegelikult isegi vaadata, pigem esialgu õhemalt kui nagu väga paksult nagu. Et see on huvitav, et ta spaatlit ei kasuta, sealt üritab seda nagu hambapastat saada sinna küünte peale. Okei, väga põnev, ma juba tahaks täiega tulevast näha, mis asja ta seal organiseerib, et see reverse on nii räige, et see reverse'i peaks tegelikult, seal on ikkagi, et seda roosat padja osa mõõta, selleks on ikkagi natukene mingid omad reeglid, et antud hetkel ma olen väga põnev, et näha, et mis sellest asjast välja tuleb. Kindlalt, no jah, okei. Ühesõnaga, mis on siis praegu siin läinud nihu? Reverse on läinud nihu, see nagu, kui näha, siis väike, ühesõnaga, reverse on läinud nihu. Siis see stiil, kuidas ta seda, see pintsel on kuidagi liiga väike, okei, see on vaba voli, igaüks ise teab, mis pintslit ta kasutab, aga nagu see pintsel on ju sul valgega koos. Okei. Polükeeli, no. Polükeeli on oluliselt lihtsam esiteks peale kanda. Okei, nüüd ta kasutab siis silinderotsikut keramillist. Et ja oluliselt lihtsam on akrüülkeeli peale kanda, et tema ikka täitsa nagu, ossa poiss, ossa issand jumal, juudas. Okei, ta teeb ise endale, aga samas. See ei ole nüüd see, ossa poiss. Huvitav, kas teeb päris enne nendega või? Sest kui te vaatate, siis nimetussõrm on isegi nagu vaadake ja üldse tegelikult see materjal on täiesti tal nahkade peal. Sellepärast tulebki alati seda akrüülkeeli panna selliselt. Need on valmis või? What? Mis asja? Vaadake, tal on juba see täiega lahti löönud. See on juba sellepärast, et tal ei ole seal ka aluskeeli pluss, et on selle kõik naha peale pannud. Oi, issand jumal. Oi, issand kui halb. Okei. Ta teeb need dekoratsioonid nüüd on ju. Okei, ühesõnaga. Akrüülkeel valesti peale pandud, mitte valesti, aga esiteks ka nail preppide kuivatanud pintslit sinna vastu paberit ära. Kui nail prep ja akrüülkeel lähevad segamini, siis nagu selle akrüülkeeli konsistents muutub ajas või selles nagu tegutsemise ajal. Teine asi oli see, et akrüülkeel peab paigaldama küünevalli juures selliselt, et pintsel puutub põhimõtteliselt küüneplaati, mitte pintsel ei ole ainult toote peal, vaid sa pead tootest pintsliga üle käima. Kui see on materjal ja see siin on küüneplaat, siis pintsel tuleb üle materjali niimoodi, et su pintsli tipp puudub küüneplaati ja see kogu materjal jääb siia vahele, sest muidu juhtub see, nagu siin videos on praegu näha, see, et tal on siin kõik nagu lahti löönud. Aluskeellakki ta ei pannud sinna alla, et see lööb jälle kohe lahti. Siis reverse'i sellisel moel ei teostata, nagu ta siin seda tegi. Et siin on ikkagi nagu mingid reeglid, kuidas seda prantsuse maniküüri mõõta, pluss ta on kõik küüned on täiesti erinevat moodi. Okei, see hakkabki läbi saama ka see video. Ja ta tipid, see tippide viilimine on üldse okei, see selleks, et läänemaailmas nad teevad seda, aga täna enam niimoodi ei. See on väga huvitav appi. Okei, huvitav, kas ta on küünetehnik või ta teeb ainult niisama enda lõpuks. Ma loodan, et enda lõpuks. Enda lõpuks on okei, ise tead ju, mis sa teed, on jah. Aga sotine krittviil ma pigem ka nagu jätaks. Kui sa materjali viilid, siis küll, aga sotist kritti ma üldiselt nagu keelitehnoloogiasse, keellaki tehnoloogiasse ja nagu keellaki ja naturaalse küüne lähedal üldse ei laseks sotist. Et see on nagu big no. Okei, päris siuke sai jutt. Ma loodan, et ta on kodutegija. Ma loodan, et ta ei anna teenust. Päris julm. Jah, päris julm. Nojah. Et jah, akrüülkeeli siis jah, on ikkagi oluliselt mugavam peale kanda kui seal videos oli suht hädas. Jah,
Reverse'i on oluliselt lihtsam teha, kui on teadmised ja terav viil, uus tutikas viil, millele sa ei võta isegi neid ääri maha. Ühesõnaga, see kõik on oluliselt lihtsam, aga ma loodan, et see on kodutegija. Thanks, et vaatasite jälle, aga näeme varsti jälle. Tšau!